läksin välja. Miks? Oli vaja minna. Kas sa käisid all või ainult üleval? Käisin alumisel korrusel ka. Miks? Mis mõttes miks? Tahtsin, igav oli ja ma ei viitsinud klassis istuda. Oled sa loll või laisk? Mis loll või laisk? No ma läksin alla ja kõik, ma ei näinud midagi. Kindel, et ei näinud? Mis mõttes? Ma ei näinud, ma ei vaadanud ringi. Mis neist numedatest hullumaja sendist ikka vahtida? Mul suva, mis seal kirjas, keda kotib? Kas sa Mariat tead? Kes, mis asja? Mariat tunned? Ei, ma ei tea. Ma ei teagi sellist inimest. Ma ei tunnegi teda. No okei, tean küll, aga mul on temast ükskõik. Ma ei saa aru, milles mina süüdi olen, et mingi jagu... Vali oma sõnu. Sorry. Ma käisin garderobis pastakat toomas. Pastakat? Jäi taskusse. Ja rohkem sul pastakaid ei ole? Nojah. Kas sa nägid või kuulsid midagi? Kui ma alla jõudsin, siis ei olnud seal kedagi. Ma ei näinud midagi. Või tegelikult... Ei, keegi ikka oli seal, aga teda ma ei näinud. Kindel? Ega ma ei tea midagi. Ma tõin enda telefoni ope taskust. Pastaka? Pastaka. Õigus, jah, pastakat tõin. Ja ei kuulnud mitte midagi? Ei näinud ega kuulnud midagi. Või tähendab, et kuulsin küll. Keegi kõndis trepist üles või alla. Ei, ikka üles, mina ei olnud. Ma ei tea, mis värk on. Mina ju seda ei teinud, ma olin ainult mõne minuti ära ja käisin pastaka järel. Äkki kirjutasid sina seinale? Miks ma peaksin? Ma ei tunnegi teda, mitte keegi ei tunne. Kes ta üldse on? Ma käisin kohe ära, kuna mul kutsuti vaibale, kuigi ma ei saa aru, milles mina süüdi olen. Teised alustasid ja mina siin üldse kõrval. Ja kui tegelikku süüdast otsida, siis parem suunata ma pilk kuhugi mujale. Me räägime kirjast seinal. Mida? See seinavärk, jaa. Ma käisin kohe ära, jah, kuna mul kutsuti direktori juurde, aga ma ei käinud hiljem kui mitte. Läksin kohe teiste juurde tagasi. Kas sina kirjutasid selle teksti seinale? Sul peaks midagi sellist tegema. Oled kindel? Teate, ma võin teile 10 nime anda, kas eks millegi sellisega hakkama saada? Ole hea, nimeta mõni. Mis asja? Ma ei ole mingi kituja. Aga seda ma ütlen, aga vesi sügav põhi. Ja see, kelle kohta nii kirjutati, ei ole ühtegi nii süütuks, kui välja paistab. Käib ringi nagu kogu maailma läks ta vastu. Ei räägi mitte kellelegi. Kas sa nagu õiguse nii kirjutada? Kas ta on siis selline? Milline? Kas mõttes milline? Selline, noh. Kas ma võin nüüd minna? Ma läksin välja kell 18.27 ja suundusin otsejoones huvijuhi juurde. Mul oli selleks eraldi luba antud, kuna olen õpilase sildsi president. No ja ma möödusin nimetatud kohast, kus intsident aset leidis. Kui ma 18.28 ma vaatasin juhuslikult kella, seina juures viibisin, oli see veel puhas. Ma ei näinud kedagi liikumas ega kuulnud ühtegi häält. Umbes 15 sekundit hiljem olin huvijuhi kabinetis, kus viibisin ülejäänud õhtu, kust ma ei väljunud. Ta võib seda kinnitada. Ma arutasime aktus üksikasju, kuna see on õpilase sindus ülesanne. Ja siis Kas sa tunned kõiki õpilasi? Kuidas? Jah, ma tean kõiki õpilasi, see on mu kohus. Kas sa Mariat tead? Keda? Selle nimelis. Jaa, õige, muidugi tean. Täpsemalt olen näinud. Ma ei ole temaga kunagi rääkinud. Miks? Miks? Miks sa temaga rääkinud ei ole? Mul ei ole vajadust temaga rääkida. Aga sa oled ju õpilasesinduse president. See, et ma õpilasesinduse president olen, ei kohusta mind iga isikuga rääkima. Oluline on suhelda piisava hulga õpilastega erinevatest sotsiaalsetest gruppidest. Kriitiline mass on tähtis. Ma ei jõuaks elu ilmaski kõigiga vestelda. Kas poliitikud teevad nii? Ei tee. Mott, mida oligi tarvis tõestada? Ja pealekauba, mul ei ole sellisteks lapsikusteks, nagu seinale nõmeduste sodimine aega. Ja pealegi, see Maria on üks arusaamatu element meie koolis, kelle peale ei ole mõtet mul oma aega kulutada. Nüüd aga vabandage mind, mul on tähtsamad asjad olnud siin teha, mis ei kannata oodata. Kena päeva. Ma palusin luba hetkeks lahkuda, kuna tundsin ennast kehvasti. Pea käis ringi ja ruumis oli umbne. Käisin tualetis end värskendamas. Kaua sa ära olid? Umbes
10 minutit olin ära. nägid sa kedagi? Ei, ma ei kohanud kedagi. Kes võis seda sinu arvates teha? Ma ei oska öelda, kes mu koolikaaslastest võiks millegi sellisega hakkama saada. On sul kellegagi tülisi? Mul pole kellegagi konflikte olnud. On sul sõpru? Ei, mul ei ole koolis sõpru. Ja kuidas sa sellesse olukorda suhtud? On, kuidas on. Ju siis peab nii olema. Ma ei lasenud sellest häirida. Juba ammu olen sellistest asjadest üle. Aga keegi kirjutas sinu kohta nii inetult. Kui keegi nii arvab, las arvab. Tal on selleks täielik õigus. Ja kui võtta seda täiesti objektiivselt, siis nii ongi. Mis mõttes? Sotsiaalselt olen ma ebaõnnestunud, läbi kukkunud. Õppimisega on kõik hästi, aga suhted eakaaslastega... Aga see, kes selle kirjutas? Ei, mind ei huvita, kes selle kirjutas. Oluline on see, mis mõjus avaldab. Aga... Eks me näe, aga enam hullemaks minna ei saa. Kuidas nii? Parem olla kiusatud, kui täielikult ignoreeritud, aru saamata miks. Kas ma võin minna? Kas sa kuulsid, mul ka nädalavahetusel juhtus või? jaa, kuulsin, uskumatult, täiega haige ikka. Ma ei saa aru, mis nende penskarite asi on, mida meie teeme. Täpselt, kui tahan pidu panna, siis panen. Kui tahan suitsetada, siis suitsetan. Keegi ei tule kobisema. mis sul kodus tehti? Ah, õiendati ja kõik, keda kotib. Mis nad ikka teha saavad? Karjuvad ja sõmlevad natuke. Kah mul asi. ja siis ma ütlesin, ei no tore küll, ja tema punnitas ainult silmi. Midagi muud öelnud, kuidagi ei vabandanud. ei, absoluutselt mitte. aga seda ma ütlen, et ta saab selle kõik tagasi. Muidugi, mis sa kavatsed teha? talle saab mu käest nii, et ta roomab mu juurde ja vabandab. Sinuga küll tülli minna ei tahaks. sa käi kodult läbi ja saame siis kokku. Kuule, ma ei teagi, mis kell ma täpselt jõuan. Ma pean kodus oma väikest õde valvama, kuniks vanemad koju jõuavad. No tuled siis, kui tuled, helista mulle. Ok, tead, ma tean täiega armasjanoonikas, aga vahel nii tüütu. Muudkui kiusab ja tahab tähelepanu. ja mu väike vend on ka selline ja kui jonnima, hoia ja keela. Ja, aga ikkagi nii toredad. eks ta ole jah, ei ole halba ilma heata. Just. aga teeme mingi tuntud mängu, millise. ma ei tea, äkki mingi teatrivõistluse? ei tea. siis karjuvad nagu segased, nagu sead aia vahel, eriti väikesed. sealaia vahel, mis väljend see on? mul vanaema ikka ütles nii, kui me õega väikestena aias üksteist taga ajasime. või kui kukk meid taga ajas. Kukk, sind on kukk taga ajanud. see ju mingi väike linnuke. väike võib ju olla, aga jõhkralt vihane, nagu metslane. ja kui nokaga saad, siis valutab kaua. ja sa oled nokaga saanud? korduvalt. ei ole, käi kanni. Käi ise, sa oled täielik jobukakk. vaata peeglisse just. Kuule, mis tund meil hakkab? Paga, mu kodune töö tegemata, näita oma. kui näita, kui sa just niimoodi sõimasid. Ole nüüd, ma saan jälle õiendada su käest. issand kodus käib, mis sa jälle tegid, miks sul jälle mängus, bla, ma ei viitsi hilinat kuulata. tee siis kodused tööd ära. Ah, ära ole selline vänd. mis sa oled veel? mis sa kolmanda küsimuse vastuseks said? 17. Ma sain ka jess. ah, ma küll ei saanud, sain 3. issand, nüüd ma saan küll 2. ja, sina saad 2. pigem on meil vale vastus ja sina oma õige. ei ole nii. on ikka küll, iga kord, kui tuled selle jutuga, on see 5 või kehvem on 5 miinusega. ütle, millal on nii olnud. no inglise keele viimane töö, arvasid, et ajad läksid valesti, aga kõik oli õige. või siis geograafias need riigid ja linnad, ainult Albaania peal kästi, jälle 5. aga seekord ei pruugi nii minna. nagunii läheb. ah, mida iganes, mul on tunne, et läks halvasti. eks me näe. hei, me rääkisime just tänavõtustest üritustest ja ma tulin küsima, kas sa tahad ka meiega ühineda? Teiega. Mina. jah, miks mitte? no kui sul on muud plaanid, siis ei.
ei ole muid plaane. siis on väga hästi. või noh, tore. kas ma pean midagi tegema ka või kaasa võtma? ei pea. või oota, jaa, ma suutsin juba ära unustada. ma ei saa aru, mis viimasel ajal on. et ma kogu aeg unustan asju. kui sa saad, siis võta kaasa ajalehti. ajalehti? jah, me korraldame ajalehe mängu. on sul üldse kodus ajalehti? Ikka on. siis on väga hästi. õhtul näeme. hea küll. Tšau. Tšau. nii, palun koguneme. Järgmiseks on meil kavas ajalehe mäng. nimelt tegu klassikalise võistlusega, kus tuleb tantsida, üllatus, ajalehel. kui muusikaseltskond valitakse ajaleht pooleks ning võidab see, kes püsib viimasena paberil püsti. aga selleks, et meil mäng põnevam oleks, tantsivad ühel lehel paarid. aga meil on ju moodsad ajad, need paarilised ei pea olema erinevast soost. nii et leia ka partner ja tantsu algab. ajalehe saate minu käest. nii, kas teie olete paar? ja teie? ja teie olete ka paar siis? ah soo, kuidas sinuga on, kas sa oled üksi? okei, ei ole siis üksi. nii, palun võttige nüüd ära leht lahti. ja mitte keegi ei tohi selle pealt maha astuda, isegi mitte poole varraga. nii, palun seiske paberile. kas me oleme valmis? ja muusika. nii, ja stopp. võttige nüüd ära leht pooleks, ma näitan teile, kuidas. vot nii ja hops. nii, oleme valmis. ja muusika. Teie astusite maha, diskav. nii, ja stopp. võttige ära leht nüüd veel kord pooleks. nii, olete valmis? ja muusika. välja, teie kaotasite. see on nii tore mäng, kõigil on lõpuks. ja stopp. meil on selgunud võitjad. milline stiil, milline meisterlikkus ja kus on auhind? nii, palun. palun. palju õnne. kes nii kirjutas? räige loh. kas keegi tunneb teda? mina ei ole temaga kunagi rääkinud. see on see vaikne tropp ju. mis ta on mingi emo või? kuule, ta näeb ju täitsa kobe välja. keegi temaga rääkinud on või? ei. okei, lähme tüdrukud. vaata ka, kuhu sa kõnnid. vabandust. mis ma su vabandusega ikka peale hakkan, kui mu asjad kõik maas vedelevad? korja üles. vaata ka, mida sa teed. mida sa koputad, korja mu asjad üles. sa oled ikka täiesti nõme inimene, mingi mõttetu ruumiraiskaja. nõme värk. huvitav, kes nii tegi, ma kuulsin kindlalt kellegi samme. kas nägid ka? ei näinud kahjuks. kahju jah.